Tere! Minu nimi on Siret Lahemaa ja räägin teile podcastide ehk taskuhäälingu klientidest. Podcast võimaldab automaatselt vastu võtta valitud saatesarja kõige uuemad osad kohe, kui need on saadaval. Selleks vajab kasutaja taskuhäälingu klienti ehk programmi, mille abil tellitud saated automaatselt endal arvutisse alla laadida. Taskuhäälingu kliente on väga mitmesuguseid. Mõnede puhul on tegu väga lihtsa lahendusega, mis võimaldab vaid taskuhäälingu saateid arvutisse ja meediaplayerisse alla laadida. Üks selline on näiteks väga populaarne programm Choice. Mõni programm võimaldab aga lisaks allalaadimisele ka ise saateid algusest lõpuni valmis teha ning seejärel avaldada. Selline programm on näiteks Blogomatrix Sparks. Ning mõni töötab ise audioplayerina. Jälle väga populaarne programm iTunes, kus valitud helifaile ja podcaste saab kuulata kohe programmi sees. On programme, mis võimaldavad lisaks audiosaadetele alla laadida ka videosaateid ning igasuguseid muid RSS-manuseid. Taskuhäälingu saateid võib tellida ja kuulata ka oma veebiagregaatorite, näiteks Google Readeri või NetVibesi abil. Sellisel juhul ei laeta saateid automaatselt arvutisse, vaid seda tuleb teha käsitsi. Selleks, et taskuhäälingu kliendi abil endale saateid tellida, peab teadma nende saadete RSS-aadressi. Siin on mul näiteks Vikerraadio podcastid. Selleks, et RSS-aadressi saada, ma teen hiire parema klõpsu RSS-märgil, teen pisikene oranžikas märk saate nime järgi ja võtan sealt aadressi kopeerimise. Seejärel avan RSS-lugeja, antud juhul siis Google Readeri, ja lisan saate aadressi tellimuste hulka. Nii kui voog on leitud, avanevad saated minu Google Readeri lugejas. Ma saan neid siin siis kuulata, jagada või vajadusel oma arvutisse alla laadida. Sarnaselt veebipõhiste lugejatega toimub raadiosaadete tellimine ka arvutipõhiste taskuhäälingu klientidega. Tuleb vaid lisada RSS-aadress programmis, teha tellimus ja sel juhul saab siis juba alla laadida kas kõik saated või valida enda jaoks huvitavamad. Kui saated on arvutisse alla laetud, võib neid kuulata arvutipõhise playeriga või laadida oma MP3 mängijasse või mobiiltelefoni ning kuulata teel kooli või tööle. Head kuulamist!